teema oli meil, kuna ma kirjutan, see on siis 5. klass, 23. märts ja on see siis pikkusühikud. Pikkusühikud siis on kilomeeter, meeter, eks ole. No meie võtame meeter, siis detsimeeter ja sentimeetrid ja millimeetrid ja kümnendmurruna kirjutame. Nii, no, natukene vaja meelde tuletada. No, ma enam kui kindel, et kõik te teate, et 1 meetris on 10 detsimeetrit. Tuletage meelde minu joonlauda, mis on meil käes. Järelikult 1 detsimeeter on 1 kümnendik osa meetrist, on ju? Eks ole? Kuidas me kümnendikku kirjutame koma abil? Kümnendmurruna. Kümnendmurruna. Jah, niimoodi. Meetrist. Nii et kümnendik osa meetrist on detsimeeter. No näiteks 6 detsimeetrit on 6 kümnendikku meetrit ehk see on 0,6. Eks ole? Seda võiks valemite vihikusse koos minuga kirjutada. Nii. Edasi 1 meetris on 100 sentimeetrit. Järelikult 1 sentimeeter on 1 sajandik osa meetrist. Jah, tuletage minu pikka joonlauda meelde, see on 100 sentimeetrit. Ja kümnendmurruna on see 0,01. Need sajandikud asuvad teisel kohal peale koma. Nii, jälle kasti sisse ja valemitesse. Nii, no ja näiteks, kuidas sa oleksid 7 sentimeetrit kirjutanud? See on 0,07 sajandikku. Siin meetrit. Nii, millimeetritest räägime. 1 meetris on 1000 millimeetrit. Järelikult, mäletate, 10 millimeetrit on 1 sentimeeter. Nii, et laul vist ei ole seda, eks ole, see olev suurem. Aga no ma loodan, et seda seost sa tead. Ja 1 millimeeter on 1 tuhandik osa meetrist. Ehk kümnendmurruna 0,001 meetrit. Jah, näete. Kasti sisse ja valemite vihikusse. Ja jätke meelde, et tuhandik osa meetrist on tegelikult millimeeter. No paneme näiteks 8 millimeetrit on 0,008 tuhandik osa meetrist. Ja? Nii, ja siis me tegime mõned ülesanded. Ühte näidet ma kirjutasin teile. No näiteks, kui teil on kirjutatud midagi taolist meetrid ja meetrid on mitte täismeetrid, vaid mingi murdosa. Et siin on 6,456 meetrit näiteks. Et siis palun jätke meelde ja teadvustage endale, et need on täismeetrid. Esimesel kohal peale koma on kümnendikud ehk detsimeetrid. Nii. Siin on teisel kohal peale koma sajandikud, need on tegelikult sentimeetrid. Ja kolmandal kohal peale koma on need tegelikult millimeetrid. Et siin on 6 meetrit, 4 detsimeetrit ja 5 sentimeetrit ja 6 millimeetrit. Täismeetrid, siin on kümnendikud, järelikult detsimeetrid. Siin on sajandikud meetrist, need on sentimeetrid. Ja siin on tuhandikud meetrist, millimeetrid. Ja siis õpikus me tegime seda raskemad ülesanded, kuidagi lihtsamatki ei jõudnud. Nii et kohe võid koos teha. 1 meeter 6 detsimeetrit kirjutada kümnendmurruna meetrites. No 1,6 detsimeetrit on kümnendik osa
ehk esimesel kohal peale koma. Nii, teine ülesanne, 15 meetrit ja 2 detsimeetrit. No, 15 on täis meetrit ja detsimeetrit on kümnendikud meetrist ehk esimesel kohal peale koma. Kolmas on siis 1 meeter. 1 meeter, 1 detsimeeter ja 1 sentimeeter. Kuidas meetritest 1 koma, see on täismeeter, see on detsimeetrit esimesel kohal peale koma kümnendikud ja sentimeetrid on hoopis sajandikud, kus nad asuvad sajandikud teisel kohal peale koma, on ju. Nii, 3 meetrit, 7 detsimeetrit, 2 sentimeetrit, no see on mis 3 tervet ja 7 ja 2 on sajandikud, niimoodi. Meetrit. Nii ja viimane, 1 meeter 8 sentimeetrit. Detsimeetrit ei ole, aga peame kirjutama 0. On ju, kui ei ole, siis on 0. Ja sentimeetrid on sajandikud meetrist. Ja 2 meetrit 5 millimeetrit on siis 2,005, on ju. Millimeetrid on tuhandikud, et ei ole meil detsimeetrit, ei ole meil sentimeetrid, on ju, aga me peame nulli kirjutama siis. Nii, no ja rohkem ei jõudnudki praegu. Et siis järgmine tund on sama teema.